Aktsiaselts Eesti Energia. 1939. aastal asutatud voolumeistrist on tänaseks saanud rahvusvaheline energiaettevõte, mis tegutseb Balti ja Põhjamaade elektriturul. Lisaks põlevkivi ja prügi põletamisele tallatakse ka hoolega tuult. Aktsiaselts A. Le Coq. Eesti vanim õlle ja suurim joogitootja sai alguse 19. sajandi algul Preisimaal. Täna kuulub A. Le Coq 100% Soome õlletootjale Olvile. Aktsiaselts Kaubamajal on nii palju tütarettevõtteid, et see võtab ka kogenumal majandussõbral silme eest mustaks. Ettevaatust lapsed. Valminud on uus meeste ja naiste osakond. See tähendab seda, et emme ja issiga kaubamajja minnes te mänguasjadeni tõenäoliselt ei jõua. Orlen on üks Kesk-Euroopa suuremaid kütusefirmasid. Eestis on ettevõtte Pumba juures olnud juba 10 aastat. Peaasjalikult tegeletakse kütuse hulgimüügiga, kuid alates 2010. aasta lõpust hakkas Orlen teenindama ka erakliente, pakkudes neile kütteõli. Aktsiaselts Estravel. Maailmas ei ole kohta, kuhu Baltimaade suurim reisibüroo teid ei sõidutaks. Tahate sõita Somaalia kaudu Põhja-Koreasse ja sealt edasi Papua Uus-Guineasse. Aga palun, pakkige oma kohver ja lennake peale. Riigi kinnisvara Aktsiaselts. Ettevõtte loodi riigi kinnisvara senisest efektiivsemaks haldamiseks ja arendamiseks ning kuulub täielikult Eesti riigile. Ettevõtte kõige uhkemaks projektiks on Eesti Rahvamuuseum. Ajamasin avab uksed 2016. aasta teises pooles. Aktsiaselts Tallinnas Sadam. Just sellele ettevõttele kuulub Eesti suurim kauba- ja reisisadamate kompleks. Ja jahimehed rõõmustavad. Juba 3. aastat järjest saab jahti pidada otse Tallinna südames. Real Estate OÜ. Tüüpilisest ehitusfirmast on tänaseks saanud meister igal alal. Juhitakse projekte, teostatakse ehitusjärelevalvet, renoveeritakse ja restaureeritakse. Merko Ehitus Aktsiaselts. Lisaks Eestile rabab see juriidilisest isikust ehitusmees ka Lätis ja Leedus. Viimase aja üheks suurejoonelisemaks projektiks võib pidada Ülemiste liiklussõlme. Aktsiaselts EMT. 1991. aastal rajatud ettevõte on tänaseks päevaks juhtiv mobiilsideoperaator nii era- kui ka ärikliendi turul. Tegemist on teenusepakkujaga, kelle kliendid linnast välja sõites naljalt leviauku ei kuku. Oilseeds Trade Aktsiaselts. Selle täielikult Eesti kapitalil põhineva ettevõtte põhitegevuseks on rapsi ja teravilja vahendus Balti riikides. Lisaks varustatakse põllumehi ka kõigega väetistest põllumajandustarvikuteni välja. Kui vana traktor otsad annab, piisab vaid kõnest kohalikule diilerile. Swedbank Aktsiaselts. Kokku on panga klientide hulgas 7,8 miljonit rahulolevat eraisikut. Ja kui nad tahavad teada, kas kontol ulub tuul, siis kasutavad nad uut rakendust ning raputavad kõnetraati. Olympic Entertainment Group on tõeline rahaauk. Veebruari alguses Londonis toimunud Totally Gaming Awards auhinna galal omistati Olympic Entertainment Groupile aasta parima kasiinooperaatori auhind. Täna tekitab Olympic hasarti koguni 7 riigis.